ja meil on väga hea meel siin natukene meeleolu luua. Vaatan ringi, on väga palju tuttavaid, aga on ka neid, kes kindlasti ei tea sellest, et kes siin siis täpselt täna esineb. Ma mõtlesin, et ma veidikene räägingi. Et siin on natukene selline tähenduslik paik minu jaoks. Mõned teavad seda, mõned ei tea. Eile proovis osadele rääkisin, et minu esimesed esinemised siin on tõenäoliselt umbes samal ajal, kui siin ees need lapsed istuvad, võib-olla natukene vanemana, aga mitte palju. Kui siin tegutses mingil põhjusel ka siinsetele inimestele tuttav ja minu tädi Maimu Lass. Ja mina koos õega käisin siin esinemas midagi, aga mida ma ei mäleta täpselt. Igal juhul ma mäletan, et see oli alati nii tore siia tulla ja esineda. Ja päris pikk aeg seostub mul selle ajaga, kui ma töötasin Alavere koolis ja ikkagi aasta läbi käisime siia Rahvamaja esinemas. Ja siis ta oli natuke teistmoodi, nüüd teda on ilusamaks tehtud, aga tõenäoliselt on midagi sellest sajast ikkagi alles ja seinad ja kõik, nii et selline tähenduslikkus minu jaoks. Ja nüüd, kui me liigume koolide juurde, siis kohe tulevad ka sealt mõned sidemed. Aga koolid on teie ees siis täna sellised nagu Helilaulustuudio naiskoor ja Harju Jaani noorte meeskoor, keda ma pean oma 4. ja 5. lapseks. Ehk siis noorte meeskoor sai loodud aastal 2016 juba, saab uuel aastal 10-aastaseks. Ja põhjus selleks oli, et mul oli kaua igatsus, et meeste laul on üks äge asi ja ma tahan luua ühe meeskooli. Ja paar aastat tegelesin sellega ja neid protsesse erinevaid toimus, aga 2017. aasta laulupeole me esimest korda jõudsime ja nüüd oleme igal laulupeol käinud. Naiskoor sai loodud 2018 natuke aega hiljem ja samamoodi oleme ka juba mitmel laulupeol käinud. Need koorid on väga erijuhused koori praktikas üldse. Sellepärast, et kui tavaline koor käib koos kindlal nädalapäeval, kindlatel aegadel, neid aegad loetakse ka üle, kes kohal on, kes ei ole, miks sa ei olnud kohal, millal meil on see kontsert, see ja see, siis meie kooridel on selline, mina olen alati kohal, aga nemad saavad ise reguleerida, millal nad kohal käivad. Ja see tähendab seda, et meie koori liikmeskond on ikka väga laialt üle peaaegu juba Eesti laiali. Et meil on ka neid, kes õpivad Tartu Ülikoolis ja jõuavad aega, et 2-3 korda aastas proovi. On neid, kes käivad kogu aeg kohal. Ja meie liikmeskond väga palju vahetub. Sellepärast, et mõned kasvavad suuremaks, tulevad noored jälle peale, meeskoor on eraldi loodud selleks, et noormehed koolis, kui nad ära murravad, saaksid laulma. Täna näete ka neid, meil 7. klassist, nüüd on vist 8, ei 7. 7.-8. klass noormehed, klassivennad on poistekoolis, nemad juba noorte meeskoolis. Et selline areng käib ja lisaks sellele on üks omadus veel, et naiskoolis on meil palju neid, kes on viimati laulnud lapsena ja sealt on võib-olla mingi väikene kurb kogemus. Ja ühel hetkel on nad jõudnud minu juurde ja siis minu moto on, et kõik saavad laulda, kes tahavad jõudnud laulda. Nii et kui siin kellelgi on ka samasugune pisik, siis olete oodatud, meie koorid on avatud. Ja nüüd selle sidemete juurde, et siin on 2 lauljat naiskoolis, kes otseselt on olnud minu õpilased siin Alavere koolis. Ja nüüd on siis jätkanud minuga koostööd just nimelt naiskoolis. Ja siit kandist on pärit inimesi ja nagu ma ütlesin, igalt poolt laialt, et selle paigaga on jah selline nostalgiline side ja sellel aastal, kui ma mõtlesin, kus teha jõulukontsert, siis tuli just see tunne, et tahan sellises väikeses ja koduses kohas teha. Ja üks põhjus on ka see, et pärast laulupidu, suvel oli laulupidu, naiskoolis osales laulupeol 48 lauljat ja meeskoolis 29 lauljat. Pärast laulupidu on alati natuke selline ja siis on väike käima lükkamine ja siis varsti jälle õitseb. Tänased lauljad on need kõige vapramad, kes on sellest laulupeo nii-öelda siis sellisest, kuidas
kuidas öelda siis, leidke ise sõna sellele, igatahes sellest elamusest juba üle, ärganud taas ja laulavad taas. Ja lisaks sellele on meil juba ka päris mitmeid lauljad, kes on täna kooriga oma esimesel kontserti naiskoorist. Vot nii pikk jutt ja nüüd ma palungi naiskoori lavale. Ja nüüd veidi ka kavast, mis siis täna on. Naiskoori kava on kõik jõululaulud ja talvelaulud. Ja ma püüdsin lähtuda sellest, et need laulud ei oleks väga tuntud, et nad oleksid veidi sellised uuemad loomingu poolest või mingid huvitavad seaded. Ja meeskoori lauludes lähtusin alguses kõigepealt sellest, et need kooli noormehed saaksid ka laulda neid. Nad saidki 3 laulu selgeks, aga neid on täna kohal 2 sellest koosseisust, kes koolis on. Nad on ligi 10 sellega, et lihtsalt see harjumus algusest tulla kuskile mujale, mingil muul ajal, see veel võtab natukene hoogu ja siis nad ühel hetkel on ka taaskord juba kõikide teistega koos. Ja meie esimeste laulude juures räägin ka veidi lähemalt teise ja kolmanda juurde. Enne teist ja kolmandat ja neljandat. Aga esimene laul, mida me esitame, on üks tore seade ka ühest lastelaulust, mis on siis Läbi öö, autoriks Priit Pajusaar ja selle on seatud Jaak Kürisson, siis tegelikult neidude koorile, aga naiskoor võib ka laulda vabalt neidude koori repertuaari. Läbi öö, lastel alati on selle lauluga väga tihe side tekib ja väga armastavad seda laulu. See
autoriks on Sirje Kaasik ja tema on tegutsemas Haapsalus, kus Anni käib tööl. Kas oskad öelda mõne sõna tema iseloomustuseks? On hästi-hästi lahke ja see sõbralik, nagu päikesekiir küllati, ütleks nii. Ja tema kinkis siis Anni kaudu mulle või saatis, ma ei mäletagi, kes ma ostsin või ta kinkis ühe kogumiku ja ma sorteerisin ja vaatasin seda ja see oli eelmisel aastal ja nüüd siis sügisel, kui oli vaja hakata repertuaari otsida, siis mul tuli meelde, seal on mõned jõululaulud ka. Ja siis ma need laulud võtsingi, 3 laulu siis sellest kogumikust ja tema üks lauludest on olnud ka ühel aastal laulupäeva repertuaaris, nii et ta ei ole midagi selline eeljuaja, kirjutab oma tarbeks, vaid on saatnud ja on ka siis konkurssi võitnud laulupäeva repertuaari lauluna. Nendes lauludes on niisugune meeleolu otsimine ja selline kujundlik ja kunstiline, ma näen taga on ka erinevaid pilte, nii et tunnetega, kas te saate ka oma pildi silmad ette siis nende laulude kuulates. Esimene laul, Väike ingel, viisi on kirjutanud siis Sirje Kaasik ja teksti Helle Kirsi. Lumevaikuse muusika ja nüüd saame kujutada siia õhku siis selle ilusa lume. Tulge
Reichard, aga siia on kirjutanud ka tekstis. Ja siis Anni mängib meil natukene siin sellist lisandit, et need väikesed lumehelbekesed heliseksid. Haapsalu muusikaõpetaja ja koorijuhi Sirje Kaasiku laul. Järgmine laul on aga nüüd omamoodi selle poolest, et taaskord on tegemist lastelauluseadega. Ja me teeme nüüd nii, et meil on siin mõned lauljate endi lapsed, kes tulevad ja esitavad selle Hanepoegade laulu kõigepealt teile ise ära. See on saksa rahvalaul. Nii et tulge aga nüüd julgelt ette. Nii. Ja nagu te näete, milline tore meeskoor järelkasv, eks ole? Tüdrukud on vähemuses. Ja kõige suurem laulja siis Kevin tuleb ja assisteerib, sest siia on nüüd natuke seda laulu sisse pandud, ka sellises originaalviisis, aga koor kuulete, kuidas siis selle laulu ise esitab.
oli siis selline lastelaul, millest võib teha mida. Et huvitavad seaded on alati huvitav ka õppida, sest lihtne laulja vaatust. Aga nüüd ma palun meie noormehil lavale. Praegu siis tuleb laul, kus meie 2 põhikoolis käivad noormeestel Oskar ja Uku veel korraks, võid ühe laulu jaoks oodata. Nii, tulge. Sealt poolt ja siit poolt ja mõlemad poolt. Need on igal pool kusagil laiali. Ja esimene laul on üks selline, mis on siis tuntud inglise keelest pigem. Ja mul oli algusest juba natuke suuremad plaanid, aga siin ütleme lisahääled juba ära, et kellel on kõrvus, siis võite vaikselt kaasa laulda. Lumivalge löön ja tegelikult siis originaal inglise keeles. Järgmine laul Valge maa, Andres Loigom, Leelo Tunga. Ja nüüd tulevad need 2 soormest ka seal, kes on kannatamatult või koodanud.
jõuluajast välja, aga mis jõuluaeg siis muud on ja jõuluootusaeg, kui tegelikult mõelda ka sellistele väga sügavatele inimlikele asjadele. Ja 2 laulu on ansambel Karavani repertuaaris. Agu Tammerkott Artur on autoriks ja esimene nendest Aeg meil minna ühes koos. Amen.
pärast Venetoni lauludest siis tulevad nad lisaks, aga korraks teeme ka paar soolaulu ja Hardi tuleb kohe tagasi. Ja Hardi on üks näide sellistest lauljatest, kes alustavad minuga just nii väikestele nagu siin eestlane. Ja me ka aeg-ajalt meenutame, et algklassikas oli selline olukord, kus me teadnud, kus ta parajasti klassis viibis. Et kord oli laual, laua peal, ukse taga, selja taga. Ja nüüd on meil selline imeliselt meeldik koostöö juba aastaid. Lauluks on Lindist Kübar ja me valisime seda laulu, sest päris jõululaulu nagu ei olnud. Ja siis mul tuli just tunne, et see laul räägib sellistest aegadest, kus jõuluajal oodatakse kedagi koju. Ja nii ta tuli. Ka tõlkelaul ja kindlasti palju öelda. Tänan teile sulle ajad tunnib. Vaikselt sajab lund. Ja laulamus.
tagasi, nii nagu me olime enne Meetsi servades ja teeme mõned sellised segakoolilaulud, mida siis ma ikka teen nende kahe kooliga koos. Ja nüüd mõniga on küsinud minu käest, et kas sa segakooli ei tee. Ei tee, sellepärast, et naiskooli kõla ja meeskooli kõla omaette on lihtsalt niivõrd erilised. Aga mul on võimalik alati segakool kokku panna, nii et selles osas on mul nagu võimalusi palju rohkem kui mõned ühel kooril. Ja meil on siis 4 või tegelikult peaaegu isegi 5 laulu jäänud lõpetuseks. Esimene nendest on ka üks väga vana laul, Vemmi rahvaviis Maa on nii kaunis, mida on ka siis erinevates keeltes esitatud ja siis on ta eestikeelse tõlkega ja tõenäoliselt on ta ka meil kiriku lauluraamatus, et kes jõulajal kirikusse satub, et tõenäoliselt saate seda ka selle laulu. väliseestlaste kirjutatud Kaljaraid ja Varjeraid jõulusoov. Siin on hästi huvitav kuulata seda, et tegelikult enamus koori justkui laulaks sellist lihtsalt tausta ja teksti on õige vähe sopranitele antud, nii et taaskord kujutage endale mingisugust maali silmadel. Saja,
väikese seadega. Kõrguses ja hoopis teise meeleoluga. See seade oli tehtud siis taaskord natuke tähenduslik minu kunagise solfeedžiõpetaja Aarne Männiku poolt. Nii et selline väikeste vimkadega siis seade. Ja nüüd taaskord üks tegelikult siis lastelaulu seade, jõululaul. Priit Pajusaar seadnud Mari Amor. Me paneme nüüd siit natukene jõuluasju veel juurde. Vaarasime siin Kõljused mängima teises osas see tasturati mind. Ja nüüd kusagil on Anna. Mul on sulle suur tänu, et sa võtsid meid vastu. Tule korra siia, et ma saaksin kalistada. Ja homme ma luban nüüd istuma, sest naiskoolil on üks laul veel selline teie
jõulumeeleolu loomiseks, mis teab võib kaasa tulla. Kauneid jõule ja taas kord tõlkelugu. väga meeldiva õhkkonna loomise eest, et meil oli tõesti, ma arvan, et ma ei valeta, kui ma kõikidest räägin, meil oli siin väga tore laulda ja täpselt see tunne, mida ma ootasin, täpselt see tuli ja palju rohkem veel. Soovime teile ka sõnadega imeilusat jõuluootusaega, järgmisi advente ja siis juba päris õiget jõuluaega. Suur tänu!